Kas võiksite veidi lähemalt rääkida sellest, kuidas D-vitamiin on seotud lapse vaimse ja füüsilise arenguga? Muidugi, kui on tegemist ikkagi sellise olukorraga, kus laps ei saa D-vitamiini piisavalt, siis võivad kujuneda sellised muutused ja isegi selline haigus, mida me nimetame rahiidiks. Ja see võib kujuneda tõesti sellel pinnal, et laps ei saa piisavalt D-vitamiini või ei saa toiduga piisavalt kaltsiumi ja lapsel luud lähevad ja jäävad pehmeks ja nad muutuvad, seal tekivad luudes muutused. Ja tegelikult, miks laps ei kasva hästi, et jäävad kängu, on see, et kahjustuvad lastel kasvuplaadid, et kust tavaliselt toimub normaalne kasvamine, aga kui on D-vitamiini vähe, siis sellist normaalset kasvamist ei toimu ja tänu sellele siis ei saavutata nagu normaalset füüsilist arengut ka, et pikkuskasv võib kahjustuda. Ja vaimse arengu poole pealt ma arvan niimoodi, et D-vitamiin on oluline vitamiin selle poolest, et ta kindlasti annab energiat kehale ja needsamad toimed, mida ma siin eelpool rõhutasin, kui need toimed on puudu, ehk seesama nii-öelda luukond ei arene normaalselt, lihased on nõrgad, siis kindlasti ka see lapse elukvaliteet ei ole hea ja tema õpivõimekus võib ka siis langeda. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest.